Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Rõõm teid kõiki näha. Kuna koristus on alanud nüüd palju varem kui olümpiamängud, siis Urbo, kuidas on läinud koristustega? Väga kiire aeg on olnud. No, ütleks niimoodi, et koristus on tegelikult umbes 2 nädalat ajast ees, tavapärasest ajast ees. Ja täna ju koristused tegelikult kõike. Valmis on nii odrad, nisud, herned, rapsid, et tööd jagub ja vilja tuleb korraga ja palju ja igale poole. Nii et mis siin ikka tuleb käised üles käärida korralikult ja tööd teha. Kuidas kvaliteedid on jooksnud meil praegu? No, täna tegelikult on niimoodi, et oder, talioder siis on suhteliselt okei olnud, seal ütleme 63-64 isegi andis keskmise mahukaalu ära, nii et ei olnud nii hull kui kardeti, aga suviodrast natuke võib-olla vara rääkida, aga seal esimesed märgid näitavad, et on ikkagi mahukaal päris madal. Aga vaatame ja ootame need tulemused ära. Nisu osas proteiin täiesti seinast seina on tulnud 9-st, on tulnud 16-st, langemised enamasti kõrged 300 juures, aga on üksikuid ka selliseid alla 200 näite olnud. Ja nisu mahukaal siis kah on olnud ikkagi kehvem ja seal kohati ikkagi rikub see nagu kvaliteedi ära, isegi kui proteiin ja muud näitajad on nagu korras. Rapsi osas, õlisus nagu arvata sellise ilusa suve puhul on päris kõrge, 45 ja üles, aga kuna rapsikoristus on ka võib-olla alguse osas ja veel täpselt ikkagi ei tea, siis üldistada on veel vara. Ning võib-olla hernes ka mainida siin, sest esimesed herned ikkagi liiguvad juba, või mis esimesed, et ega siin on juba liikunud. Ja seal näitab ikkagi, et putuka kahjustust on rohkem kui varasemalt. Eks see on tulemus sellest, et ei ole saanud teha õigel ajal siis taimekaitset. Aga midagi teha pole, vaatame siis, mis ta hooaja kokkuvõttes tuleb ja muidugi hernetera on ka natuke väiksem. Ja kahjurite kahjustatud hulk võib olla maksimaalselt 3%. Just. Et see võib olla siis sellel aastal väike väljakutse meile. Kindlasti ja kindlasti ka põllumehele. Ja kui üldjoontes saagikust vaadata, siis tänasel hetkel ta kindlasti jääb eelmisel aastal alla. On see siis nüüd 20% või 30%, eks seda näitab aeg. Täna veel natukene vara öelda, aga kindlasti madalamaks ta jääb. Ja kuuldavasti ka lätlased ja leedukad koristavad hektari kohta vähem kui eelmisel aastal. Vahe lausa 1-2 tonni hektari kohta. Nii et tundub, et kogu Baltikum on saanud ikkagi sellest kuivast ja põuast siis kahjustada. Jah, midagi teha pole ja kui me nüüd siin kuivast ja põuast räägime, siis tegelikult täna ka ilm on päris kuum väljas, 30 kraadi isegi kohati üle, nii et see on see koht, kus põllumees peab väga ettevaatlik olema, et mitte liiga kuuma vilja siis saata vastuvõttudesse ja siinkohal ongi hea öelda, et meie vastuvõttudes täna erandkorras, mitte ainult täna, aga ütleme praegusel perioodil siis võtame vastu siis 28 kraadiga vilja, seda siis nii enda sadamates kui ka siis Scandagra enda elevaatorites. Ja kui on üle 28-ga, siis anname kliendile teada, teeme kõne, saame võtta siis, kui saame. Jah, et kui meie enda elevaatoris, siis saame kindlasti jahutada. Kui on sadamas, siis peame vaatama vastavalt võimalustele. Kui on võimalik, siis saab ka seal mingid koguseid väiksemas mahus jahutada, aga seda siiski väga erandkorras, et üldjoontest tuleb ka sealt siis saata kuskile meie elevaatorisse jahutamiseks. Et seetõttu peabki olema ettevaatlik, et lisakulusid vältida. Ja täna mina ütleks seda ka, et lisaks koristamisele on näha väga palju kõrrepõlde ja ka neid põlde, mis on juba ette valmistatud sügiskülviks. Nii et siinkohal kindlasti, kellel on seemneid vaja, siis võtke kindlasti meie halduritega ühendust. Ja talivilja, vähemalt mina ennustan küll, tuleb rekord kogus külvatud selle sügisel. Ja kuna on suudetud väga kiiresti koristada, Just. Rääkisime hommikul just ka oma piirkonna esindajatega ja kohati on koristatud juba 30-40%, olenevalt siis piirkonnast või siis vastavalt põllumehele. Jah, ega seda hooaega meil pikaks ajaks ei jätku, et vihmad küll natukene tulevad, aga ma ütleks küll, et ikka väga kiires tempos see asi käib ja eks ta mõnes mõttes on hea, teisest küljest jällegi, nagu me näeme, madalad saaginumbrid teevad ka oma töö, nii et ei ole halba ilma heata ja vastupidi. Aga kuidas meil turgudel läheb? Ja vaatamegi, mis vahepeal turud on teinud ja kuidas graafikutel hinnanumbrid on muutunud. Viimase 2 nädala jooksul on Matif teinud taas suuremaid hüppeid. Vahepeal käisime ära alla 200 euri, siis kiiresti üles 220 juurde ja tänane Matifi tase on 215.
nüüd on huvitav näha, kuhu poole Matif edasi liigub, sest praegu eelkõige just koristusinfo ja ilmastik mõjutab Matifi liikumist, sest vilja koristatakse üle ilma ja igasugune informatsioon võib kaarte turul segi lüüa. Vilja hinda Euroopas toetab ka nõrgem eurokurss. Graafiliselt on väga hästi näha, kui palju on euro nõrgenenud. Siiski võime öelda, et jätkuvalt püsib vilja hind kõrgel tasemel, kuigi jah, me enam ei ole, ütleme, et üle 200 euro tonnist söödanisu või odra eest Muuga sadamas, kuid üldjuhul on hinnatasemed jätkuvalt kõrgel. Maisi hind liigub oma kitsas hinnakoridoris ja on tõusule veidi järgi andnud. Võib öelda, et oodatakse maisisaagi koristusinfot ja pakkumise uuele saagile on raske leida. Jätkuvalt on maisisaak üks olulisemaid teemasid maailmas, sest maisisaagi info mõjutab nisu hinda. Maisi prognoositakse aga tuntavalt rohkem kui eelmisel aastal ja on päris huvitav kuulda, kui hakatakse maisi koristama. Kui nüüd minna ilmakaartide juurde ja alustada Ameerika Ühendriikidest, siis seal on koristus täies hoos ja nisu on koristatud juba 84%. Kuid eelkõige väga suureks probleemiks on suvinisu olukord ja vaid 9% suvinisust on heas või väga heas olukorras. Ja just Ameerika ja Kanada põud mõjutab ka praegust kõrget viljahinda. Võiks öelda, et Euroopas on lausa erinev pilt. Et kui me vaatame Kesk-Euroopat ja Põhja-Euroopat, siis siin me näeme erinevusi. Kui Saksamaa ja Prantsusmaa on hädas sademetega ja koristus on edasi lükkunud, siis meil vastupidi, me saame hästi koristada ja meil on ilm kuiv. Prantsusmaal on nisu keskmiselt koristatud 45% ja kvaliteet on äärmiselt kõikuv olnud, kuid proteiinid on keskmiselt olnud oodatult 11% juures. Prantsusmaa nisu läheb eelkõige Alžeeriasse ja kvaliteet on praegu vastav olnud. Langemised on okei, mahukaalud on võib-olla veidi madalamad kui eelmisel aastal. Saagikused on olnud kuuldavasti veidi tagasihoidlikumad kui eelmisel aastal, kuid prognoos Prantsusmaa saagi osas püsib jätkuvalt kõrge. Rääkisin eile ka leedukatega ja Leedu on praegu hästi saanud nisu koristada. Saagid on siiski madalamad kui eelmisel aastal, ongi kuskil 1-2 tonni kohta hektarilt siis vähem kui eelmisel aastal olevalt siis piirkonnast ja olenevalt siis saagi sordist ja põllumehest. Ja rapsiõlisus on kuuldavasti olnud ka Leedus kuskil 45-46%. Poola ja Saksamaa ei ole aga saanud nisu veel palju koristada, kuna on just vihma olnud ja sealset infot on vähe. Aga talioder on koristatud ja Saksamaa on laadinud ka esimesi taliodra laevu. Kuid talioder on jäänud Saksamaal pigem väiksema mahukaaluga ja on olnud hädas siis suurte laevade laadimisega. Ja ka meiegi oleme saanud siis küsimusi, et ehk me saame neid aidata kõrgema mahukaalu odraga. Kuid praegu me ise täidame hetkel oma lepinguid Muugal ja ei ole saanud siis väikseid laevu Saksamaale saata. Venemaa on koristanud juba 32 miljonit tonni nisu ja 5,5 miljonit tonni otra. Saagikused on Venemaal olnud kõrgemad kui oodatud, mis tähendab, et prognoos 85 miljonit tonni nisu võib ka sel aastal täituda. Kvaliteet on olnud kuuldavasti hea, aga proteiinid on võib-olla veidi madalamad kui eelmisel aastal. Siiski ollakse Venemaal jätkuvalt kuskil 2 nädalat koristusega maas. Ukraina on koristanud 30% nisusaagist ja saagikus on olnud väga hea ja otra on koristatud kuskil pool. Nisu oodatakse Ukrainas kuskil 4,5 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal ja otra 2 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Kui rapsi graafikut vaadata, siis jätkuvalt tuleb tõdeda, et rapsi hind kõigub ja kõigub suuresti. Kuna koristusega ollakse Euroopas veidi maas, siis ka see mõjutab hetkel hinnamuutust. Ja nagu oleme rääkinud, siis eelkõige kõrget rapsi hinda hoiab üleval Kanada põud ja väiksem Euroopa rapsisaak. Aga vaatame, kuidas siis edasi läheb.
kuidas läheb koristusega, millised kvaliteedid meil ja mujal tulevad ja nendega hoiame kursis teid juba järgmises saates. Soovin kõigile vahvaid ja emotsionaalseid olümpiaelamusi ja kohtume juba järgmisel korral. Kohtumiseni!